Tere kõigile, te kuulate taskuhäälingut Vormelipäevik. On möödunud sündmuste rikas uue ajastu algus Vormel 1 ja siis täna ongi see teemaks. Minu nimi on Oskar ja tänased saate teemad on siis konflikt Lähis-Idas. Kuidas on ja võib mõjutada see Vormel 1 sarja? Tagasivaade siis möödunud Austraalia Grand Prix'le. Nii Vormel 1 kui ka lühidalt Vormel 2 ja Vormel 3 sarjas ja lõpuks siis eelvaade Hiina Grand Prix'le ning kellel tasuks silma peal hoida. Alustame siis konfliktidega Lähis-Idas. Veebruari lõpus tegid USA ja Iisrael rünnaku Iraanile ning Iraan siis omakorda on rünnanud erinevaid Lähis-Ida riike, sealhulgas siis näiteks Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Saudi Araabia ja Kuveit näiteks. Selle tulemusena siis jäeti ära üks test Bahreinis, mis siis oli mõeldud nende PL-i rehvide testimiseks, et selline nii-öelda privaatne test. Ent lisaks siis mõjutas see ka sinna Austraaliasse jõudmist paljudel tiimidel, et nimelt siis toimunud sündmuste tõttu siis suleti paljudes kohtades õhuruum ning lende tühistati ja siis murekohaks oli see, et kuidas siis mõned tiimid Austraaliasse jõuavad või õigemini tiimiliikmed. Õnneks siis leiti lahendusi nii-öelda alternatiivsete lennuteede kaudu nii-öelda ja siis jõutigi suuremate probleemideta Austraaliasse. Aga siis üks murekoht ikkagi püsib õhus ja selleks on, et mis saab Bahreini ja Saudi Araabia Grand Prix'dest, mis siis peavad toimuma aprilli keskel. Ametlik otsus selles osas, et mis saab, sellest peaks tulema 20. märtsiks ehk siis järgmiseks reedeks. Aga minu isiklik arvamus praegu on see, et see pigem jäetakse ära, kui korraldatakse. Kuigi tegelikult on üpris hilisajaloos selline huvitav olukord olnud, milleks oli siis 2022. aasta Saudi Araabia Grand Prix. Et siis tollel nädalavahetusel oli selline olukord, kus siis kuskil ütleme, et 15 kilomeetri kaugusel rünnati ühte naftabaasi, Aramco naftabaasi, mis siis oli selline, ja siis oligi vabateeningu ajal taustal näha, kuidas siis sellest naftabaasist oli tulnud selline suitsupilv, suur suitsupilv. Et seetõttu siis korraldati erakorraline miiting nii-öelda, et arutada, mis edasi saab sellest etapist. Ning etappi ei jäetud ära, vaid see siis jätkus nagu normaalselt. Aga no see on päris vabatahtlik ka. Nimelt siis selle etapi ärajätmisega omakorda oleks tekkinud mingid riskid. Et ma lugesin ükskord, et probleeme võis olla nende viisade saamisega, et riigist üldse väljuda. Et kui sõitjad boikoteerivad seda, et siis Saudi Araabia ei pruugi neile viisasid tagada selleks. Et selles mõttes on nagu huvitav olukord on küll, aga samas praegu ei ole sõitjad ei Bahreinis ega Saudi Araabiasse ega seda riski nagu väga ei ole momendil. Ja siis kipuks pigem ikkagi arvama, et nad hea meelega jääksid sellest riskist eemale ning jätaksid sõidu ära. Siis on omakorda küsimus, et mis siis saab edasi Vormel 1 kalendrist, et kas neid sõite asendatakse või mitte. No iseenesest neid kahte sõitu hooaja lõppu on väga raske lükata, sest kalender on niigi Vormel 1 väga tihe. Et hooajas ongi 24 sõitu niikuinii ja tegelikult sõitjatele see nii väga ei meeldi ka, et nad peavad hästi palju rändama ja on pidevalt hõivatud siis selle Vormel 1 maailmaga. Et näiteks ongi selle hooaja lõpus minu meelest siis 3 järjestikust Vormel 1 nädalavahetust ja siis enne seda on ka nagu hästi palju neid sõite ehk nagu neid 2 nädalat
selle Bahreini ja Saudi Araabia jaoks on väga raske mahutada sinna tihedasse perioodi. Või teoorias saaks, aga siis peaksid sõitjad sõitma vist 8 nädalat järjest või midagi sellist ja oi ei, nemad küll ei võtaks, nad absoluutselt ei võtaks selle vastu. Ja iseenesest on mõned Euroopa ringrajad nagu Imola, mis siis korraldas Emilia-Romagna Grand Prix ja Portimao, mis peaks järgmisest aastast Portugali GP taaskord korraldama. Need on nagu pakkunud küll ennast alternatiivideks, aga siis peaksid need etapid toimuma kuskil aprillis. Ja see on kõigest kuu pärast ka, eks ole, et siis pole reaalset aega, et neid sõite organiseerida. Ehk siis selle poliitilise olukorra praegu tõttu ma ütleks, et see sõit jääb ära, kalendri tiheduse tõttu ei saa seda väga edasi lükata ning kuna see on niivõrd lähedal, siis ei saa seda asendada mingi muu etapiga ka. Ent samas on ka mõned teised olukorrad motospordis nagu seoses Lähis-Idaga. Et näiteks siis World Endurance Championship ehk eesti keeles kestvussõidu maailmameistrivõistlused. See on see sari, et kus on ka Le Mansi 24 tunni sõit. Seal pidi siis hooaja avaetapp toimuma Kataris märtsi lõpus, aga see on siis praeguseks edasi lükatud hooaja teise poolde. Nemad vähemalt saavad seda praegu lihtsalt edasi lükata, sest neil ongi kalendris ütleme 6-8 sõitu, mitte vormel 1 nagu 24. Et selles mõttes neil on nagu seda ruumi ikkagi sõitu edasi lükata. Aga samas MotoGP-s peaks ka toimuma Kataris etapp umbes samal ajal, mis see Bahreini GP ehk 12. märts oli minu meelest, vabandust, aprill. Ent selles osas ei ole veel otsust langetatud. Aga vormel 1 otsus siis, nagu ma enne mainisin, tuleb hiljemalt selleks 20. märtsiks. Läheme nüüd siis Austraalia Grand Prix juurde ja alustame siis enne mõne huvitava kommentaariga Aston Martini tiimilt. Nagu ma eelmise saate lõpus siis mainisin, rääkisid nad enda plaanist siis vara sõidust katkestada. Ehk nad juba teadsid ette, et nad ei lõpeta seda sõitu. Ning siis pigem võrdlemisi vähe nagu vabateeningute sõita siis. Et mõtlen siis selles komponentide säästmisest nii-öelda, sest neil varusid väga ei ole. Aga mis on nende siis hooaja eelsete probleemide põhjuseks olnud, et seoses siis selle vähese kiiruse ja ebatöökindlusega, või vähese töökindlusega tähendab, on see, et nende mootor vibreerib ebanormaalselt palju. Ja siis see mootori vibratsioon omakorda on hakanud siis sõna otseses mõttes seda akut lõhkuma. Ning probleem on ka selles, et need vibratsioonid johavad siis mööda šassiid selle sõitjani. Ja siis tiimipealik Adrian Newey ütles nende vibratsioonide kohta väga huvitav kommentaari, et nende sõitjad väitsid, et nad ei saa sõita rohkem kui 15-25 ringi, saamata sõnades mõttes püsivat närvikahjustust. Jep, vibratsioonid selles autos on niivõrd hullud. Ja siis Lance Strollilt oli ka selline kommentaar, et see on just kui elektritoolis elektrišoki saamine. Ja seda on nüüd natukene veider öelda, aga siit võib-olla saab tuua veel ühe paralleeli selle Alonso aegadega McLarenis. Ning ma nüüd ütlen ette igaks juhuks. See järgnev jutt on nüüd vandenõuteooria ning ei ole kunagi ametlikku kinnitust leidnud. Aga lugu on selline, et 2015. aastal siis hooaja eelsel testimisel Alonso oli äsja liitunud McLareniga, mis hakkas kasutama neid Honda mootoreid ning nendega ei läinud just siis kõige paremini, nagu selle koostöö jooksul ma mõtlen. Aga siis selle hooaja eelise testi käigus Barcelonas oli Alonsol mingi selline kummaline avarii,
mille tõttu sattus ta siis haiglasse ning jättis siis hooaja esimese etapi Austraalias vahele. Ja siis mõned väidavad, et selle avarii põhjustas see, et Alonso sai sõna otseses mõttes autot elektrišoki. Nagu ma enne mainisin, see on lihtsalt vandenõuteooria ning ei pruugi tõsi olla, aga see on ikkagi väga huvitav seos siis Alonso nii-öelda McLareni aegadest ja praegusest Aston Martini ajast. Et lähme nüüd siis selle esimese vabateeningu juurde, mis oli siis ka ühtlasi esimene sessioon, kus siis sai kõiki autosid näha korraga rajal nii-öelda. Ametlik sessioon, ma mõtlen, testiväline. Ja võib öelda, et tehnilisi probleeme oli päris palju seal tegelikult. Esiteks siis boksist väljudes juba Arvid Lindblad, siis uus sõitja, vist suretas mootori välja või midagi sellist, et üritas seda harjutust starti teha, aga siis mootor lülitas ennast välja või midagi sellist. No õnneks sai ta kohe sealt tagasi boksi veeretada ning pärast sai ta uuesti sõita ja tegelikult tegigi vabateeningu paremuselt 5. aja, mis on päris kõva sõna, arvestades siis seda Racing Bullsi kiirust ja tema enda kogemust Formula 1. Probleeme tuli esimestel minutitel samuti Oscar Piastri, kes siis kaotas oma mootori võimsuse. Õnneks siis hiljem taastas selle. Tema tiimikaaslasel Lando Norrisel oli probleeme käikude vahetamisega ning seetõttu siis jäigi tema garaaži ja oligi aegade osas 19. Probleem oli samuti Alex Albonil seoses hüdraulikaga, mis tõttu siis kaotas ta näiteks roolivõime ning siis loomulikult Aston Martini sõitjatel. Alonsol oli jõuallikaga mingid probleemid, mis tõttu ei saanud ta üldse rajale minnagi ja Lance Stroll tegi ainult 3 ringi. Astonit siis selgus ka selline asjaolu, et neil juba pärast esimest vabateeningut olid varuakud otsas. Et mis tõttu siis nad pidid päris ettevaatlikult sõitma üle nädalavahetuse, sest muidu oleks neil ühel pool juba. Teisel vabateeningul oli vähem tehnilisi probleeme. Muideks esimese vabateeningu siis kiireim oli Charles Leclerc. Hamilton siis tegi selles Ferrari kaksikvõidu vabateeningus. 3. oli Verstappen ning 4. Hadjar. Teisel vabateeningul oli kiirem siis Oscar Piastri, teine oli Antonelli ja 3. samuti Mercedese mees Russell. Russellil oli see kusjuures päris huvitav sessioon, sest esiteks sai ta nii-öelda need kohtunikud noomisid teda, sest tal oli kokkupõrge Arvid Lindbladiga boksi teel ja siis pärast sai ühe väiksema asja eest hoiatuse. Reaalset karistust ta nende tegude eest ei saanud, aga see on ikkagi see, et kui kordad, siis midagi tuleb. Ning 3. vabateening. Seal läks Aston Martinitel juba natukene paremini. Alonso sai isegi Cadillac'idest kiirema aja, aga Lance Stroll ei saanud üldse rajalegi, sest tal oli sisepõlemismootoriga mingid probleemid. Samuti ei saanud aegagi ja Carlos Sainz, kelle tekkisid mingid tehnilised mured või midagi sellist. Ja siis võib-olla suures mängus kõige olulisem oli see, et üpris vabateeningu lõpus tegi Andrea Kimi Antonelli päris suure avarii isegi. Nimelt siis teises kurvis, et esimene kurv on selline kiire parem kurv ja siis teine kurv on täisgaasiga läbitav vasak kurv, kus ikkagi auto on üpris selle haaratuvuse tipus nii-öelda, et see on ikkagi selline nii-öelda piiri peal mäng seal nii-öelda. Antonelli siis mulle tundus, et ta sõitis kuidagi üle äärekivi nii, et ta tagaratastel kadus haaratuvus, mis tõttu siis panigi ta seina. Mis ei olnud just nagu selline ideaalne olukord, siis kõigest paari tunni pärast oli toimumas kvalifikatsioon ning siis tema auto oli vaja päris kiiresti korda saada pärast seda suurt avariid. Aga 3. vabateeningul siis muidu oli kiirem sõitja George Russell,
teise koha sai, kes see oligi, Lewis Hamilton ja kolmanda Charles Leclerc. Ja nüüd kvalifikatsiooni juurde siis. Ja muideks siis väike kommentaar nende kohta, et viimasel 9 hooajal vist on olnud nii, et on 10 tiimi ehk 20 autot. Seega esimeses voorus on kõik 20 sõitjat ning langeb välja 5 sõitjat ehk teises voorus on 15, sealt siis omakorda langevad 5 välja ning viimases voorus osalevad 10 sõitjat. Sel aastal on aga 11 tiimi ju ehk 22 sõitjat. Seega esimeses voorus langevad 6 välja ehk 22 saab 16, sealt edasi langevad 6 omakorda välja ehk viimases voorus saab 16-st 10. Ja siis minu meelest sessioonid olid minuti võrra pikemad või midagi sellist. No väike muudatus, aga mainin igaks üks ära. Ja nüüd kvalifikatsiooni sõitude juurde. Esimese kvalifikatsiooni alguses polnud auto valmis siis kolmel sõitjal, Antonelli, Sainz ja Stroll. Et 2 oli siis need tehnilised mured ja 3 siis oli avarii. Ehk polnud kindel, kas nad üldse saavad kvalifikatsioonis ajakirja. Aga selgus, et 4. polnud ka auto enam sellises seisus, et kvalifikatsioonis saaks aja teha. Ja selleks oli Max Verstappen, kes oma esimese kvalifikatsiooni ringil esimeses kurvis pani matsu. Vaadates järgi, mis tema avariid, mis siis oli esimeses kurvis, oli tal lihtsalt need tagarattad täiesti blokeerusid, mis tõttu siis haalduvus tagaratast kaotas ja siis nii-öelda panisigi spinni. Lendas üle kruusa välja, otse seina. Ja siis selle taga võib olla siis mootori üksus, mis toodab kineetilise energia toimel elektrienergiat. Et see ongi nagu see, kujuta ette, et sul on see jalgratas, millal on küljes lamp, aga see ei tööta patareiga. Võid sa peadki sõna otseses mõttes väntama, et see lamp üldse töötaks. Ja mõte on selles, et kui sul see asi on küljes, siis avaldab rattale kuidagi seda takistusjõudu natukene, et sa pead rohkem väntama, et see lamp üldse tööle läheks. Ja siis see sama mõte kehtib siis vormel 1 selle elektrienergia tootmisel. Aga samas see pidurdamisel võib isegi kasulik olla, sest see just aitab pidurdada paremini, eks ole. Ent mis antud olukorras võis juhtuda, oli see, et tagaratastel oli see pidurdamine nii suur, et need rattad lihtsalt blokeerusid ja juhtus, mis juhtus. Igatahes seetõttu siis Verstappen aega ei saanud kirja ning pidi alustama siis lõpuks 20. Antonellil läks aga selle avariiga selles mõttes õnneks, sest tänu sellele oli mehaanikutel rohkem aega, et seda autot valmis teha. Põhiseks oli see, et sessioon siis peatati vahepeal, et see Verstappeni auto ära koristada ja siis võib-olla natukene seinu parandada. Antonelli auto siis sai vahepeal valmis, ta sai sõitma minna ning pääses edasi teise vooru. Aga kus see oli selline päris huvitav kvalifikatsioon, kui 3 autot ei saanud aega kirja, sest üks pani avariid ja 2 ei saanudki üldse garaažist välja. Siis olid nagu 2 Cadillac'i, mis olidki nii-öelda need kõige aegsemad autod. Et siis korraks tundus isegi, et Fernando Alonso võib pääseda teise vooru. Ja seesama Aston Martin võis saada edasi. Aga siis viimasel hetkel lükkas Franco Colapinto tema ikkagi eliminatsiooni, vist oli äkki 0,7 sekundi võrra. Ehk kiirusega ta igal juhul ei oleks sisse saanud, aga ikkagi päris huvitav oli näha, kuidas ta oleks peaaegu edasi saanud tegelikult. Ehk siis esimeses voorus langesid välja Alonso, kes oli 17, seejärel Perez, Bottas, Verstappen, Sainz ja Stroll. Teises voorus langesid välja Hülkenberg, Beerman, Ocon, Gasly, Albon ja Colapinto.
üks huvitav asi, mida ma märkasin, oli see, et need sõitjad, kes olid esimese vooru esikümnes, olid samuti teise vooru esikümnes. No lihtsalt natukene teises järjestuses. Ehk siis lõppvooru pääsisid kõik need Ferrari sõitjad, Mercedese sõitjad, McLareni sõitjad, mõlemad Racing Bullsi sõitjad ning siis lisaks Isaac Hadjar ning Gabriel Bortoleto Audi debüüdil. Bortoleto kahjuks aga siis auto tuli mingi tehniline rike pärast selle teise sessiooni lõppu. Nimelt siis ta pidi peatuma boksi teel nii-öelda, aga nagu siis oma garaažini ei jõudnud ja siis sinna jäigi tema kvalifikatsioon, ehk ta ei saanud tegelikult kolmandas voorus osaleda, aga no ikkagi esikümne koht oli kindlustatud. Kolmandas voorus juhtus selline huvitav asi, et Antonelli autol unustati võtta need jahutid, nii-öelda mootori jahutid, nende küljekarpide küljes. Ehk siis Antonelli sõitis nendega välja ja need purenesid rajale. Üks siis jäi esimes kurvis nii-öelda sinna muru peale ja teine, kus see jäi pärast teist kurvi sinna pikale sirgele ehk nagu tee peale. Ja siis Landon Norris sõitis sellest üle. Seetõttu siis sessioon peatati, et see jama siis nii-öelda ära koristada sealt, aga samas siis Norrise esitiib oli natukene sellest ikkagi kahju saanud, et oligi näha, kuidas ta oma viimase ringil tema esitiiva külg nagu lohises natukene vastu maad ja siis seetõttu tekkis säremeid. Ent selle juhtumi tõttu siis sai Antonelli pärast mitte Antonelli, vaid tema tiim Mercedes 7500 eurot trahvi, aga nagu sellist nii-öelda kohakaristust ei saanud. Ent ikkagi kvalifikatsioonis domineeris tolle päevalt George Russell kiireim esimeses, teises ja viimases voorus. Ehk temale siis kvalifikatsiooni võit päris domineerivat. Teise koha sai siis Antonelli, kelle oli päris turbulentne laupäev olnud. Mehaanikud tegid päris head tööd, nagu tema siis ütles. Ja siis kolmas koht oli lausa 0,8 sekundit taga sellest kvalifikatsiooni võitjast George Russellist. Ent selleks oli Red Bulli sõitja Isaac Hadjar. Esimene kord vist 1,5 aasta jooksul, millal siis üks nii-öelda Red Bulli number 2 sõitja pääseb esikolmikusse kvalifikatsioonis. Kõva debüüt, võib öelda. Siis 4. oli Leclerc, Piastri, Norris, Hamilton, Lawson, Lindblad ja Bortoleto. Eelmise saate lõpus eelmise saate jooksul ma mainisin ka nii-öelda 107% reeglit ning kuna 3 sõitjat ei teinud ühtegi ringi aega kvalifikatsioonis, siis nad vajasid võistlusžürii luba, et üldse sellel pühapäevasel sõidul osaleda. No tavaliselt nagu see on ikkagi selline, et avariid ja mehaanilised rikked ikka juhtuvad, saad osaleda, et siis Verstappen ja Sainz saidki lihtsalt rohelise tule, et osaleda. Lance Strollil oli see olukord võib-olla natukene kahtlasem, aga samas siis vaadati, sest Lance Stroll tegelikult ei teinud nädalavahetuse jooksul ühtegi aega, mis oleks parem sellest 107%. Et esimese vabatehingu tegi ta ainult 3 ringi, teisel oli ta 6 sekundit maas ja ei teinud just väga palju ringe ka. Ning 3. ei saanud ta üldse osaleda nende mehaaniliste rikete tõttu. Aga siis vaadati tema tiimikaaslase Fernando Alonso kiirust ja siis see võib-olla näitas neile, et Aston Martin oli nagu piisavalt kiire ja siis seetõttu lasti Lance Strollil ikkagi sõita. Ja üks natuke kvalifikatsioonist veel, et üks huvitav nähtus oli see, et põhimõtteliselt 6.–9. kurvini on raja kõige pikem täisgaasi lõik ja seal saavutabki auto kõige kõrgema kiiruse ringi jooksul.
ja siis pärast seda on 2 kiiret kurvi ja siis veel üks pikk sirge. Ehk seda elektrienergiat kulub väga palju selles sektsioonis nii-öelda. Ja mis juhtus, oli see, et enne seda kiiret 10. kurvi või oli 9. või? Minu meelest pigem 9. kurv, jah. Hakkasid sõitjad siis seda vajutama energiasäästu nuppu või midagi sellist, et nagu millega siis, või õigemini millega saab auto energiat koguda, mistõttu siis see nagu auto justkui aeglustus, kuigi sõitjal oli tegelikult täisgaas peal. Ja siis sellega kaotasid autot kuni 50 kilomeetrit tunnis, hoides täisgaasi. Mõne jaoks oli see ikkagi nagu väga hirmus vaatepilt. Aga no, see ongi võib-olla siin natukene äärmuslikum olukord ka. Et kus on 2 järjestikust pikka sirget ja vahepeal väga ei saa laadida nii-öelda. Ja siis võib-olla see ka, et stardis nagu ringi alustamisel vajutati täisgaasi alles lõpus, nagu põhimõtteliselt vahetult enne seda ringi algust, et see aku oleks võimalikult täis ringi alustades. Ent enne, kui me räägime siis vormel 1 sõidust, vaatame siis lühidalt üle vormel 3 ja vormel 2 nädalavahetuse. Miks ma nendest rääkima hakkan, on see, et just nendest sarjadest ikkagi tulevad vormel 1 sarja tulevased tähed, eks ole. Seega, vormel 3 sarjas siis reedese kvalifikatsiooni võitis, vabandust, kui ma nüüd seda prantsuse nime valesti häädan, Théophile Nael. Eelmisel aastal oli ta siis vormel 3 sarjas 8. kohal üldarvestuses ning kusjuures võitis ka Macau Grand Prix. See Macau Grand Prix ei ole küll nagu just ühegi selle võistlussarja osa, aga see on nagu selline etapp, mida kõik tahavad võita. Et võib-olla vormel 1 mõistes nagu Monaco GP või midagi sellist, nagu selline kuninglik sõit nii-öelda. Siis sprindisõidus toimus vahepeal Prema Racingu tiimikaaslaste vahel suur avarii. Sõitjatega ma saan aru, et on korras, aga sõit ikkagi peatati vahepeal ja tegelikult lõpetatigi varem ära, mistõttu siis jagati selle sõidu eest pooled punktid hoopis, ehk kui sprindisõidu võidu eest saab tavaliselt 10 punkti, siis antud olukorras sai tegelikult ainult 5. Ning selle võitis siis Bruno Del Pino, kes eelmisel aastal sai vormel 3 sarjas üldarvestuses 23. koha ning kelle onu kusjuures on vormel 1 sarjas päris kogenud ja 1 korra poodiumil lõpetanud Pedro de la Rosa. Põhisõidu aga võitis siis ameeriklane Ugo Chukwu, kes siis eelmisel aastal osales samuti vormel 3 sarjas, sai 16. koha, aga see on siis nii-öelda tema esimene võit selles vormel 3 sarjas. Sel aasta, kus sai ta ka nii-öelda regionaalvormeli, ehk mis on justkui vormel 3 ja vormel 4 vahel, võitis selles kategoorias Okeania tiitli. Ning varasematel aastatel on olnud kusjuures McLareni sõitjate arendusprogrammis. Igatahes siis see Ugo Chukwu on praegu sõitjate arvestuse liider. Teisena lõpetas põhisõidu Freddie Slater, eelmise aasta regionaalvormeli Euroopa meister ja kes on siis Audi uues sõitjate programmis. Kolmandana lõpetas Taito Kato, 2024. aasta Prantsuse vormel 4 meister. Ja nüüd võtame vormel 2 sarja. Kvalifikatsiooni võitis eelmisel aastal 1 võidu saavutanud Dino Beganovic, Rootsi sõitja, kes on Ferrari sõitjate akadeemia osa. Sprindisõidu võitis Paraguay sõitja Joshua Turksen, kellel on 4 varasemat võitu vormel 2 sarjast ning kes on kusjuures sellest aastast siis Mercedese vormel 1 tiimi arendussõitja. Põhisõidu võitjaks aga osutus siis põhisõidus tegelikult oli selline huvitav olukord, kus siis samuti tiimikaaslased põrkasid kokku ja tegid avarii.
seekord aga siis esimesed ja teised kohad tegid avarii siis Rodin Motorsporti tiimikaaslased Martinus Tenshaw ja Alex Dunn tähendab. Ning võitis siis eelmisel aastal vormel 3 sarjas teise koha saanud Nikola Tsolov. Teise koha saavutas vormel 3 meister Rafael Camara ning kolmanda koha Lawrence Van Hoopen, kes sai vormel 3-s 5 poodiumi kohta. Ja siis muuseas lõpetas Colton Herta, justkui see Cadillac'i F1 tiimi projekt, 7. selle põhisõidu sprindis, aga punkte ta ei teeninud. Aga nüüd on teemaks siis vormel 1 põhisõit, mis siis toimus Eesti aja järgi kell 6 hommikul pühapäeval. Ent aga alustame siis juttu sellest, mis toimus enne sõitu. Nimelt siis soojendusringiks stardiruudustikule sõites tegi Oscar Piastri avarii. Nimelt siis 4. kooris väljudes läks ta kuidagi äärekivi peale ning ta ise pärast väitis, et tal oli autol tollel hetkel justkui rohkem võimsus, kui ta ootas, mistõttu pani ta siis spinni, siis pani seina ning siis sinna jäigi tema koduetapp ning kus siis jätkubki sellega needus, et ükski Austraalia sõitja pole vormel 1 Austraalia Grand Prix poodiumil lõpetanud. Ei Mark Webber, ei Daniel Ricciardo ega Oscar Piastri veel. Ja siis samuti ei alustanud sõitu Nico Hülkenberg, kelle Audil siis tekkisid mingid tehnilised rikked, ma saan aru. Mis täpsemalt ma veel ei tea. Aga nüüd siis stardi juurde ja oi, see oli põnev. Start oli päris põnev. Nimelt siis 4. kohalt alustades tõusis Charles Leclerc juba esimesse kurvi minnes esimeseks. Ja see tõesti tõestab, et Ferraridel on päris head mootorid küljes ja pluss siis see, et Hamilton tõusis 7. või tegelikult pärast Piastri avariid siis 6. 3. jäi siis kohe Russelli taha. Samas siis Antonellil läks start päris kehvasti, tema langes siis 2. kohad 7. Ja siis ma tooks välja ka selle Racing Bullsi sõitja Arvid Lindbladi, kes korraks oli lausa 3. kohal selle esimese ringi jooksul. Ning tema tiimikaaslasel, samas Liam Lawsonil, läks start täiesti kohutavat. Et temal ongi see ehe näide sellest, et mis võib juhtuda, mis ongi see, et kui start ei õnnestu. Et ta lihtsalt sai väga aeglaselt minema, eks ole. Aga samas siis need sõitjad taga liikusid palju kiiremini temast. Ja siis tuligi selline huvitav olukord, kus Franco Colapinto tema taga märkas viimasel hetkel, et ta sõidab hästi aeglaselt ja siis ta pidi hästi kiiresti manööverdama, et talle mitte otsa sõita. Ja siis kuidagi imekombel ta suutis väga järsu keerata ja natukene libiseda nii, et ta vältis nii Lawsonit kui ka boksi seina. Ning siis lõpuks ka Fernando Alonso. Kuigi ta alustas küll pehme rehvisõuga ja teised alustasid kas keskmiste või kõvadega, suutis ta ikkagi imekombel tõusta 10. Jah, Aston Martin sõitis vahepeal punktide kohtadel. No pärast siis loomulikult langes tahapoole, eks ole. Aga Aston Martinitest räägime natuke hiljem edasi. Ent eesotsas siis oli põnev võitlus Charles Leclerc ja George Russelli vahel. No, päris mitu korda nad vahetasid üksteisega neid kohti. Ja siis samal ajal siis Lewis Hamilton vaatas seda asja pealt ja siis ootas oma võimalust nii-öelda. Et jälgis seda nii-öelda, kui 2 võitlevad, siis 3. võidab mentaliteeti. Ning siis samal ajal Antonelli ja Antonelli ja Verstappen üritasid teistest mööduda. Siis üks huvitav asi, mida ma
märkasin või tegelikult üldiselt võidusõitudes nagu möödasõitude ajal nii-öelda oli selline huvitav nähtus, et kui autod olid kõrvuti, siis justkui mõned lükkasid oma pidurdamist natukene edasi. Et see näitab seda, et nagu sõitjad üritasid kaitsta oma kohta, aga samal ajal siis seda akut laadida, mistõttu siis aku laadimise tõttu ei ole see pidurdamine võib-olla maksimaalne, et see aku kogum täitmine oleks võimalikult efektiivne. Ehk siis oligi selliseid olukordi, kus sõitjad olid kurvi pidurdades kõrvuti, aga siis üks nagu oli, tegelikult ma võin natukene hiljem pidurdada ka. Ja siis läks kuidagi natukene edasi ja siis pidurdas natukene rohkem, et tema nina oleks kõrval olevast autost eespool. Ehk jah, huvitav oli jälgida seda aku säästmist ja koha kaitsmist samal ajal. Aga 11. ringil siis halvad uudised Isaac Hadjarile. Tema mootor andis otsad ning siis tema pidi olema esimene katkestaja, nii-öelda, kes starti üldse võttis. Selle tulemusena tuli siis virtuaalne turvaauto rajale ja päris paljud tulid boksi, et alla kruttida kõva rehvisegu, sealhulgas siis Mercedese sõitjad. Ferrarid aga seda ei teinud. Nemad jäid siis rajale. Teine võimalus boksi tulla oli 18. ringil, kui siis Bottasel tekkis kütusesüsteemiga seal ringi lõpus mingi probleemid ja siis ta peatus hüppis boksi tee juures. Mõned siis tulidki boksi, Ferrarid aga seda ei teinud. Osaliselt suleti Ferrari see uks ka, sest Bottase auto lükati mööda boksiteed nii-öelda rajat eemale, mistõttu siis FIA otsustas ajutiselt selle boksi sissesõidu sulgeda. Mõtlen selles, et see pole just turvaline, kui sa lükkad ühte vormeliautot ja siis sinust kõik kihutab kõrvalt mööda üks vormeliauto. Pole just turvaline, mistõttu siis Ferrari ikka ei tulnud boksi ja nad tulid alles umbes 7-10 ringi hiljem, nii-öelda rohelise lipu tingimustes ehk võidusõidu ajal. Ning siis oli juba nende Ferraride kaotus piisavalt suur Mercedestele, ehk siis Russell juhtis ja Antonelli oli teine. Ning selliseks see seis jäi ka sõidu lõpuni. George Russell võitis Austraalia Grand Prix, Antonelli lõpetas temast paar sekundit tagapool, Charles Leclerc tuli üle finišijoone 3. umbes 15 sekundit Russellist taga ning Lewis Hamilton lõpetas 4. kusjuures kõigest 0,6 sekundit Leclerc'ist taga, et ta oligi viimastel ringidel päris lähedale jõudnud. Ning võibki öelda, et see on tegelikult kõige lähem olukord Ferrari sõitjana tal poodiumi kohale seni, alates siis eelmisel aastal Ferrariga liitumisest. Et selles mõttes temalt väga tugev sõit. Aga ikkagi Mercedesed tunduvad olevat omaette kategoorias ikkagi. Et neid väga tugev sõit. Siis 5. lõpetas Lando Norris ja 6. Max Verstappen. Ja kusjuures sealt edasi, ehk alates 7. kohast, on kõik vähemalt ühe ringiga maas. Ehk see näitab jah seda, et kiiruste vahet tiimide vahel on suurenenud. Et siis 7. lõpetas Oliver Beerman, 8. Arvid Lindblad oma debüüdil, 9. kohal teenis Gabriel Bortoleto Audi esimesed punktid ning 10. lõpetas siis, kes see oligi? 10. lõpetas Pierre Gasly. Kõik need 4 sõitjad tegid päris head tööd, et neile tuleb ikkagi väike aplaus anda nii-öelda, müts maha. Ja tasub mainida ka sellist huvitavat aspekti, et kuigi need 4 kiireimat tiimi on nagu päris selgelt nii-öelda, ja siis see, et need keskvälja tiimid teevad punkte
nagu võib ühes sõidus vähem esineda, siis ikkagi 8 erinevat tiimi teenisid hooaja avaetapil punkte, mis on minu arvates päris tugev statistika. Ma ei mäleta enam, mis eelmisel aastal oli see, võib-olla isegi 9, aga see ei olnud nagu väga palju nõrgem eelmisest aastast. Ent igatahes siis edasi olid lõpetajad Esteban Ocon, Alex Albon ja Liam Lawson veel ühe ringi maas. 2 ringi maas olid Franco Colapinto ning Carlos Sainz ja 3 ringi maas oli 16. lõpetanud Sergio Perez, kes kusjuures põhjustas ka ühe virtuaalse turvaauto olukorra, sest tal lendas mingi tükk autot küljest ära. Ja siis Lance Stroll tegelikult lõpetas sõidu. Väga üllatav, aga ta lõpetas 15 ringi maas. Nimelt Aston Martin tegi sellist päris huvitavat strateegiat, et kui Alonso oli 14 ringi sõitnud, siis ta tuli boksi, et katkestada, aga siis umbes 15 minutit hiljem oli ta tagasi rajal, sõitis natukene ja siis tuli tagasi boksi ning katkestas. Lance Stroll järgis üpris sarnast strateegiat, aga tema siis hoopis tuli üle finišijoone. Nende see strateegia mõte ei olnud nagu loota, et äkki saavad mingi punkte. Ei, absoluutselt mitte, vaid lihtsalt see, et ikkagi natukene andmeid koguda nendest autost, et nad võtsid seda sõitu justkui testimist. Jep. Ja siis võib-olla nagu nad tegidki sellise väikse pausi vahepeal, et võib-olla sõitjad saaksid taastada nendest hullumeelsetest vibratsioonidest või tegelikult võib ka olla see, et vibratsioonid ei lõhuks akut rohkem. Või lihtsalt andmete analüüs, mine tea. Igatahes selline päris huvitav olukord oli. 18. või tegelikult, ei olnud just lõpetaja, vaid katkestajad olid siis Fernando Alonso, Valtteri Bottas ning Isaac Hadjar ning siis lisaks sõitu ei alustanud Nico Hülkenberg ega Oscar Piastri. Ning sedasi möödus siis uute regulatsioonide või uue ajastu esimene etapp, aga mida nendest järeldada? Võidusõidu kvaliteedi osas ma ütleks, et seda oli isegi päris põnev vaadata, eriti seda natukene kaootilist starti ja siis seda, kuidas Leclerc ja Russell omavahel seda esikohta jagasid ning Hamilton natukene luuras seal taga. Ent hiljuti toodigi välja üks huvitav statistika ka sellest etapist. Ja kui näiteks eelmisel aastal, eelmise aasta Austraalia Grand Prix, mis siis sõideti vihmas, oli äkki 45 möödasõitu terve sõidu jooksul ning 2024. aasta Austraalia Grand Prix oli neid 24 tükki. Ja natukene kontekstis siis lisaks, et eelmisel aastal oli kõige rohkem möödasõite, kusjuures Abu Dhabi Grand Prix 60 tükki. Sellel aastal Austraalia Grand Prix oli 120 möödasõitu. Väga ilus number tegelikult. Aga siis on selles osas natukene kriitikat, et kust see number ikkagi tuleb nii-öelda. Ja mitte, et andmed valed oleksid, vaid lihtsalt see, et missugused need möödasõidud tegelikult olid. Nimelt siis on paljud pealtvaatajad ja sõitjad ise ka kritiseerinud seda, et need on kuidagi tehislikud möödasõidud, et kui sa võid nagu seda, kui möödasõitu teha, siis sõitja peab üldiselt seda akut lihtsalt rohkem kulutama, eks ole. Aga siis see tähendab, et järgmises kohas või sirgel või mis iganes on tal vähem akut, mis tõttu on ta aeglasem ja siis teine sõitja, kellest ta just möödus, ikkagi sõidab temast uuesti mööda. Ja siis sellised olukorrad vabalt võisidki seda möödasõitude arvu numbrit üles ajada. Ja siis ma mäletan, et Esteban Ocon vist rääkis, et see oli väga frustreeriv osa nendest uutest regulatsioonidest. Nii, ent samas
tehislikus osas, nojah, see on natukene tehislik nii-öelda, aga samas sellele eelnenud DRS-i ajastu, seal oli ka möödasõitude tegemine väga tehislik. Et vajutasid nuppu, et lihtsalt kelleski sirge palju kiirem olla ja siis no võib-olla teed möödasõidu. Aga siis sul olid nagu päris suured autod ka, eks ole. Ja siis möödasõite väga ei olnudki ausalt öeldes. Nüüd neid nagu vähemalt on lausa 2 korda rohkem kui eelmise aasta kõrgeim number oli. See oligi selline nii-öelda kõige kritiseeritum aspekt nendest uutest autodest nii-öelda. Aga samas oli ka kommentaare selle kohta, et võidusõitmine on nüüd väga erinev võrreldes varasemate aegadega. Et ma ei tea, kas see on just nii-öelda. Mõne puhul võib-olla see positiivses valguses, mõne puhul negatiivses, mõne puhul neutraalses valguses. Aga ma mäletan, et Kimi Antonelli tegi sellise väga tabava kommentaari enne hooaega, et nende autodega sõitmine on justkui väga kõrgete kiirustel mane mängimine. Et see lihtsalt, millal sa kasutad seda elektrienergiat ja millal säästad nagu sa pead hästi palju rohkem ette mõtlema seda, mida sa teed nii-öelda. Samas, see võib olla ka nagu selline huvitavam aspekt, aga samas siis see vähendab seda nii-öelda võib-olla toore kiiruse osakaalu. Aga nagu sõitjate muidu see sai nagu ausalt öeldes selle puhul, selle põhjal, mida ma lugesin, võib isegi rohkem kriitikat ja siis nagu neid positiivseid kommentaare oli võrdlemisi vähem. Aga positiivsed kommentaarid tulid loomulikult siis Mercedese meest, et huvita küll miks. Aga lisaks ka Lewis Hamiltonit, kes siis rääkis, et nende autodega on väga lõbus sõita. Et talle igatahes tundub, et need meeldivad rohkem kui siis nii-öelda eelmise ajastu maa-efektiga autod. Aga siis võib-olla üks asi, mis sai kinnitust, oli see, et vahed tiimide vahel olid suurenenud. Ning ma ei mõtle nagu lihtsalt seda esimese ja viimase vahel, et nagu see, mis on siis Mercedes ja Cadillac näiteks versus eelmine aasta McLaren versus Alpine. Et see, loomulikult see vahe on küll suurenenud, aga tegemist on ikkagi Cadillaciga, et mis sa ikka ootad sellelt uuelt tiimit. Et minu mõte on pigem selles, et keskvälja tiimidel on raskem võidelda nende tipptiimidega. Ja siis see, et tipptiimid langevad tagasi keskvälja, on omakorda harudasem nähtus. Et selles mõttes võib-olla tiimid, mis ei ole selles tippnelikus, teenivad siis sel aastal, ma arvan, vähem punkte. Ja siis need kõige tagumised omakorda võivad olla tõesti raskustes nagu isegi paari punkti teenimisel nii-öelda. Ehk nagu ei teki sellised olukorda nagu Alpinil oli eelmine aasta, et oli viimane ja teenis ikka 20 punkti või midagi sellist. Ja siis natukene tiimidest endast, et saab ikkagi järeldada seda, et Mersud on tõenäoliselt kõige kiiremad, aga samas Ferrari võib isegi täitsa mängus olla. Eriti arvestades neid starte siis mõned kitsamal rajal, kus on või isegi sellistes kohtades, kus on raskem mööda sõita. Et see Ferrari saab mingi ülihea stardi ja siis saabki ülejäänud sõidu oma kohta kaitsta. Aga seda eeldusel, et neil on hea strateegia. Ma unustasin enne rääkida, et seda Ferrari strateegiast natukene nii-öelda. Miks nad ei tulnud virtuaalse turvauto boksi nagu 2 korral oli see, et nad ootasid, et rehvid kuluvad rohkem, kui need tegelikult kulusid. Et neil oli selline eesmärk nii-öelda teha üks peatus ja see eeldasid, et teised teevad nagu sealhulgas siis Mercedesed 2 peatust. Aga ja siis Antonelli tegelikult oma selle kõvade rehvidega sõites siis tegi kommentaari ka, et nende üks peatus on üpris optimistlik või midagi taolist. Aga ikkagi ühe peatusega sai
võidu, Mercedese kaksikvõidu kätte. Ning no samas ka, et kui Toto Wolffil on juba muie näol, siis Mercedes on ikkagi midagi korda saatnud. Aga samas sellel nädalal siis mind üllatasid ka ausalt öeldes Audi ja Racing Bulls. Ma ootasin, et need on sellised nii-öelda keskvälja keskmised või võib-olla isegi tagumised tiimid, aga ei, neil oli täitsa hea kiirus, et mõlemad tiimid said sinna 3. vooru ja siis olidki nii-öelda keskvälja parima nimel heitluses. Ja siis mainin ka Lindbladi nime, debüüdi 8. koht, supertöö. Ja lõpetuseks ka siis natukene nendest murekohtadest võib-olla, et mis siin selle akuga on seoses on, et või elektrienergiaga osas. Et no Austraalia ongi võib-olla selline rada, kus see tuleb natuke kehvemas valguses ka. Et nagu ma enne rääkisin ka, et see hästi pikk täisgaasi lõik ja siis sellel järgnev sirge. Et no Austraalia ongi selline rada, kus täisgaasiga sõitmist on hästi palju, ongi üks kiireimatest radadest hooaja jooksul. Ja siis lisaks see ka, et kõik rajad ei ole need Albert Parkid ega Monsad, vaid on ka mõnikord Monaco, eks ole. Ent lisaks võib-olla ka see, et küll neid lahendusi leitakse, et kuidas olukorda parandada, et näiteks FIA vist ongi nii-öelda nõus tegema mingeid muudatusi nende reeglite osas. Et näiteks on jutuks võib-olla see, et sisepõlemismootori osakaalu ikkagi natukene suurendada. Ja aga samas nagu siis näiteks eelmise regulatsioonidega, et kus oli see maa-efekt, oli hästi suur probleem see, et autod nagu hüppasid hästi palju sirgete peale. Et minu meelest see saadi kontrolli alla ikkagi. Ja siis no kindlasti saadakse see aku asi kontrolli alla ka. Aga võtame nüüd siis Hiina Grand Prix eelvaate. See on siis juba aastast 2004 toimunud etapp ning ja no ainsad erandid on siis need koroona aastad 2020–2023, mille siis jäi ära. Ent kui seda on korraldatud, siis on alati olnud seal Shanghai ringrajal. Ja see on selline rada, kus on mõned kurvid väga pikad, justkui sellised lõpmatud nii-öelda. Väga hea näide on see esimene kurv, kus alustad hästi suurte kiirustega, aga sa pidudad üliaegselt ja siis hakkad vaikselt rohkem kiirama nii-öelda. Et selline täiesti lõputu kurv nii-öelda. Ja samas on ka selliseid kiireid ja aeglasi kurve ka. Et selline kohati mitmekülgne, pluss siis tegelikult päris pikk sirge ka ringi lõpupoole. Ent ja siis selle nii-öelda see rada koormab hästi palju neid esirehve. Üks väga hea näide on sellest, et 2012 aasta etapp Mercedesel oli tollel ajal just nagu sellised autod, mis kulutasid palju rohkem neid tagarehve kui esirehve. Ja tänu sellele olidki need just 2012. aasta Hiina GP-l väga edukad ning Nico Rosberg sai mitte ainult enda karjääri esimese, vaid ka siis selle tänapäeva mõistes Mercedese Vormel 1 tiimi esimese võidu vormel 1 nagu esimene väga paljudest, nagu me teame. Ja seda on huvitav ka see nii-öelda boksi sissesõit nii-öelda, et see on põhimõtteliselt selline, et viimases kurvist sa ei hakka nagu õieti keerama, sa lihtsalt sõidad täiesti otse edasi ja siis pidudad, no ikkagi pidudad, sest tuleb sarnane kurv, aga lihtsalt palju aeglasem nii-öelda. Ja see on tegelikult olnud tiitli otsustamisel tegelikult päris oluline boksi tee, kui aus olla. Nimelt siis aastal 2007, kui Hiina Grand Prix oli tegelikult üks nendest hooaega lõpetavatest sõitudest, noh, see oli eelviimane etapp vist. Lewis Hamilton oma esimesel hooajal vormel 1
oli meistrivõistluste liider ning võis selle etapiga tiitli kindlustada. Siis juhtus aga see, et ta sisenes boksi teele natukene liiga kiiresti ja siis kaldus sellelt teelt natukene kõrvale ja sõitis sellisele väiksele kruusaväljale, mis seal kõrval on. Auto jäi sinna kinni ning tema siis sõit oligi sellega läbi, kus tema karjääri esimene katkestamine vormel 1 sõidust. Ning lõpuks jäigi ta siis järgmisel etapil tiitlist ilma kõigest 1 punktiga. Selles mõttes on Hiina Grand Prix päris suur ajalooline väärtus olnud. Peale seda on see legendaarne Briti sõitja selle etapi võitnud ikkagi 6 korda. Sealhulgas siis aastal 2019, millal toimus vormel 1 ajaloo 1000. etapp, nagu täpselt 1000. Ning lisaks on ta võitnud, eelmisel aastal võitis sprindisõidu. Aga muud võib-olla olulised võidud Hiina Grand Prix ajaloost on 2006 Michael Schumacheri viimane etapivõit ning 2009, mille siis see Red Bulli vormel 1 tiim sai oma esimese võidu tänu Sebastian Vettelile. Aga siis, kellele tasuks pilku pöörata? Ma toon siis nii-öelda enda pilgus 3 sõitjat välja. Üks on siis see nii-öelda, kes võib olla kõige üllatuslikum punktide teenija, kes võib siis nii-öelda tavalises parema sõidu teha nii-öelda ja kes võib siis etapi võita. Nii-öelda üllatuslikuks punkti teenijaks ma paneks võib-olla isegi Arvid Lindbladi. Minu arvates väga tugev sooritus Austraaliast ning ta küll ei ole selle Shanghai ringraja varem sõitnud, aga samas Racing Bullsil tundus eelmisel aastal sellele ringraja kiirust tulevat nii-öelda. No tegelikult see ei pruugi mitte midagi tähendada, aga mul on lihtsalt selline tunne, et Lindblad kannab oma kiiruse edasi sinna etappi. Siis nii-öelda keskmisest parem sooritus tuleb, ma arvan, Isaac Hadjarit. Eelmisel aastal oli kvalifikatsioonis väga tugev, saigi Racing Bullsiga vist äkki, oli 5. ja 7. koha vahel nii-öelda. Tema esimene 3. kvalifikatsioonivooru sõit nii-öelda. No selles võidusõidus endast läks natukene see aia taha, tal tekkis mingi probleem, kui ma kes mäletan, ma ei mäleta enam täpselt, mis oli. Aga samas Isaac Hadjar ikkagi Austraalias näitas seda kiirust ka selle 3. kohaga kvalifikatsioonis. Seega, ma arvan, et Isaac Hadjar võib ikkagi midagi Hiinas korda saata. Ja lõpetuseks, kes võidab Hiina Grand Prix? Selles osas küll ikkagi Mercedese meestest ei saa mööda vaadata. Ja minu meelest George Russell sai äkki eelmisel aastal iseenesest 3. koha seal, mul ei pruugi õigus olla. Aga neil ei ole võib-olla kõige tugevam statistika selles Shanghai rajal, aga Mercedes on ikkagi niivõrd hea, et üks nendest meestest peab võitma. Ning ma panen jälle panuse George Russellile, aga ma arvan, et Antonelli võib selle lahingu natukene tasavägisemaks teha. Selle nädala Hiina Grand Prix ei ole tavapärane vormeli nädalavahetus. Nimelt on siis tegemist sprindi nädalaga. Mida see tähendab, on see, et tavaline vormeli nädalavahetus on selline, et reedel on 2 vabadeeningut, laupäeval tuleb 3. vabadeening ning kvalifikatsioon ja pühapäeval on võidusõit. Sprindi nädalavahetusel on aga nii, et reedel on esimene vabadeening ja pärast seda tuleb kvalifikatsioon sprindisõidu jaoks. Laupäeval toimubki siis see sprindisõit ja see ongi nagu omamoodi võidusõit. Et täpselt nagu see pühapäevane põhisõit, aga see on lihtsalt 3 korda lühem ning sellest saab vähem punkte ka. Et võitja saab 8 punkti, teine koht 7 ja nii edasi 8. kohani välja, millest saab 1 punkti. Siis laupäeval on samuti pärast seda kvalifikatsioon põhisõiduks ja pühapäeval tulebki see põhisõit. See sprint ja see sprindi tulemused
ei mõjuta seda Grand Prix'd, ehk seda pühapäevast põhisõitu, aga lihtsalt sellest on võimalik lisapunkte teenida. Ja siis ajakavaga. Ise Hiina Grand Prix'd siis ei sõida ainult Vormel 1 autod, vaid on ka F1 Academy ehk naiste vormelisarja nädalavahetus. Ma toon siis välja Vormel 1 sarja ajakava. Kell 5:30 hommikul on esimene vabateening reedel 13. märtsil. Samal päeval siis kell 9:30 hommikul on kvalifikatsioon sprindisõidu jaoks. Kui olete huvitatud sprindisõidu vaatamisest, siis peate ärkama laupäeval 14. märtsil vähemalt kella 5 hommikul. Kvalifikatsioon toimub aga kell 9. Ja siis pühapäeval 15. märtsil on põhisõit kell 9 hommikul. Ja nüüd tõmbame siis selle saatega otsad kokku. Aitäh kuulamast, head tulevast Hiina Grand Prix'd ja kohtumiseni!